Okei, teile, aga räägime siis seda, et mis me oleme teinud. Mitu aastat sa oled teinud mida? 10 aastat oled teinud ühte asja? Ei ole? Tundub, et on 10, tegelikult on 1,5. Okei, no mis me oleme teinud? Me oleme teinud maailma esimese üle Euroopa töötava telegraafi teenuse. Pannes sellesse konteksti, et vaata, kunagi oli selline võimalus meil olemas nagu kirju saada teineteisele. Me kujutame ette, et sa kirjutad kirja valmis, paned ümbriku sisse, võtad postmargi peale, paned postkasti, siis ta jõuab kohale ja kunagi keegi saab selle kätte. Siis ta loeb selle läbi ja saadab sulle vastu. No me teame, et Nataša Rostova luges neid kirju, armastuskirju, mis saati rindelt ja kõike puha ja see oli hästi suur tunne inimeste jaoks. Ja siis on pärast seda, kui tekkis nagu korraga Telegram, kus nagu oli võimalik nagu kiiresti teateid kohale saata, oli hoopis nagu teistsugune tunne. Ja selles kontekstis me oleme teinud panganduses midagi analoogilist. Et tavaliselt on niimoodi, et selline asi nagu raha liigub natukese haaval ja aeglaselt. Et kui me teame kas või näiteks sellist pisikest asja, et Euroopas on kokku 142 pangapüha või sellist päeva, kui raha üldse ei liigu. Ja me ei saanud üldse aru, miks pärast selline asi peab olemas olema või miks õhtuti on pangad kinni ja ei tööta. Ja me ei räägi praegu hetkel tegelikult nii palju mitte Eesti probleemist, kuivõrd sellest probleemist, mis on enamuses muudes Euroopa riikides olemas. Prantsusmaal teatavasti pangad esmaspäeviti ei tööta, kui te ei teadnud. Kokkuleppel ametiühinguga, et mitte omada ebaausat konkurentsi, siis ka internetipank ei tohi töötada. Et selles mõttes, et kui kontor ei tööta, siis tööta ka üldse ei tööta mitte miski. Internetipank ei tööta. Selles mõttes, et veebileht on olemas, aga midagi seal nagu sisuliselt teha ei saa. Ja me ei saa aru, miks pärast selline asi nagu raha ei või liikuda kogu aeg ööpäev läbi. See oli nagu üks selline alusmõte sellel. Ja teine oli see, et miks ta peab olema nagu nii keeruliselt tehtud kõik. Ja siis aastal 2004 meil tekkis selline alusmõte, et mis siis, kui kõigepealt see oleks hästi lihtne ja mugav. Teiseks, mis siis, kui see töötaks kogu aeg, ööpäev läbi, iga päev. Ja mis siis, kui ta töötaks reaalajas. Ehk kui raha liiguks päriselt reaalajas. Võib-olla keegi on tähele pannud, et Euroopas püüeldakse selle poole ja võib-olla aasta 2017 teises pooles hakkab tekkima midagi sellist, kus raha hakkab peaaegu nagu reaalajas liikuma, aga see on nii kauge tulevik ja see, et nad hakkavad seda ka tegelikult tegema, on küsitav. Aga see saab olema eriti huvitav küsida, et kui palju nad sellise asja eest veel hakkavad raha küsima. Ja viimane asi, mis oli nagu hästi oluline, oli tegelikult see, et me oleme nagu harjunud sellega, et väike inimene saab, mida saab teha, saab ainult maksta ja maksta ja maksta ja maksta. Ja ise nagu ei saagi midagi. Nagu teiste inimeste käest raha saamine ja küsimine on nagu keeruliseks tehtud. Ja üldse raha on nagu tegelikult olnud hoopis kommunikatsioonivahend. Mingi väärtuste kommunikatsioonivahend. Ja väärtuseid peame saama erineval viisil kommunikeerida. Natukene haaval, palju haaval, tükk haaval, jagada seda erineval viisil. Ja see ongi tegelikult kogu selle Pocopay alusmõte olnud. Ehk meil on nagu mõte olnud hästi lihtne, et see on aastaga praegu mitte 2006 enam, ega mingisugune 96, kui me alustasime kunagi internetipangandusega, vaid aasta on nagu 2016 praegusel hetkel. Kõigepealt on võib-olla pilt, mis nagu ees vaatab, milles räägitakse, on fintech. Ja on hästi fragmenteeritud maailm. Ja me oleme Eestist harjunud kuulma, et meil on üks selline väikene edukas ettevõte olemas, kelle nimi on Transferwise. Ja Transferwise teeb nagu ühte väga pisikest ja selget niši, mis on hästi keeruline ja valus olnud kõigi jaoks. Need on kallid valuutade vahelised ülekanded. Ja seda on võimalik teha hoopis lihtsamalt ja mugavamalt, kui seda praegu hetkel pangad teevad, aga see on ainult üks pisikene ja väikene tükikene. Ja mitte keegi ei ole nagu päris nagu pankade süsteemi kallale siiamaani häkkima läinud. Ja see, mida me oleme Pocopays teinud, on tegelikult see, et me oleme ühelt poolt võtame pidevalt arvesse seda, missugune on seadusandluse muutus, mis on Euroopas ja maailmas tulemas seoses panganduse ja rahade liigutamisega. Teiselt poolt me võtame arvesse seda, milline on inimeste ootused sellele, kuidas peaks üks pank tänapäeval töötama ja kuidas raha peaks liikuma. Ja kolmandaks me oleme selle uue süsteemi ehitanud üles täiesti nullist.
Ehk täiesti nullist süsteemi, mis on integreeritud kogu maailmaga, kõikide maailma maksekanalitega, maksekaartide kanalitega ja mis töötab samas reaalajas ja mis on oluline, ta on sertifitseeritud ja auditeeritud, saanud oma turvaaktseptid kätte kõigi poolt ja me oleme järelvaadatav. Me tegime, kui me hakkasime seda alustama, meil oligi nagu meil oli 4 paralleelset ülesannet. Ülesanne number 1 oli see, et me tahtsime, et see kasutajakogemus, see viis, kuidas raha on meie jaoks koetud ja nähtud, oleks midagi hoopis muud ja hoopis teistsugust, et see ei oleks mingisugune tabuleeritav koht, kus kohas sa saad numbreid sisestada ja siis järgmisele väljale minna. Sa pead mingid IBAN numbreid ja koode ja mingisuguseid viitenumbreid ja asju meelde tuletama ja mõtlema, et mis pagan see minu kontonumber oli. Inimese kontonumber ei pea olema tema kontonumber. Ma võin saata raha ka inimese e-mailile. Või kui ma tean tema telefoninumbrit, ma saan sinna telefoninumbrile ka saata talle raha. Või kui ma tahan küsida kellegist raha, kui ma tean ja ma olen temaga sõber Facebookis, ma saan tema käest ka Facebooki kaudu seda teha. Ehk kontonumber ei ole üldse oluline. Samamoodi nagu väga palju muid asju ei ole oluline. Kui sa tead inimest, siis sa pead saama kõiki transaktsioone teha. Üks tee oli siis kasutajakogemus. Teine oli see, et milline võiks olla selline süsteem, mis töötab 1000 korda, 10 000 korda efektiivsemalt just tehnoloogia perspektiivist kui praegune pankade poolt hallatud infosüsteem. Ehk kuidas oleks võimalik reaalselt ka päriselt nagu hinda alla viia. Kolmas asi oli see, et kuidas seda integreerida kõikide muude olemasolevate maailma maksekanalitega, sest et sa ei saa ega taha teha nagu raha asju ajada ainult nagu mina ja Teele kahekesi oma vahel, vaid sa tahad, et kõik maailma inimesed saaksid seda kasutada. Ja viimane asi oli see, et kuidas ta oleks ka seaduslik. Seadusega lubatud ja muutuva seadusandlusega koos. Seega 4 ülesannet korraga ja me tegime päris mitu maailmarekordit. Kõigepealt me saime maailmarekordi selles, et me olime kõige esimene Euroopas tegutsev, me olime kõige esimene maailmas tegutsev makseasutus, kes teostab tegelikult täielikult kõiki rahakandeid kõikjal maailmas, kes sai kõigepealt endale niimoodi tegevusloa, et me ühtegi paberit ei allkirjastanud. Ehk meil oli kogu meie menetlus ja taotlusprotsess oli täis digitaalne. Okei, see selleks. See on niisugune nagu Eesti eripära. Teine on see, et me saime omal tegevusloa kätte kõige kiiremini siiamaani maailmas. 9 kuuga pole mitte ükski pank mitte kunagi maailmas veel saanud kätte omal tegevusluba. Ja viimane asi oli see, et ideest turule jõudmiseni jõudsime kõige kiiremini kõikidest siiamaani maailmas turule tulnud startupidest või üldse pankadest, kes on selles valdkonnas tegutsenud. Need olid nagu hästi olulised sellised sisemised motivaatorid, et see tähendab seda, et sul on nagu hea tiim, õiged inimesed ja sa valid ka õige tehnoloogia, et jõuda välja täpselt sellele teenusele, mis töötab ka päriselt ja on püsti ja teenindab inimesi võimalikult kiiresti. Ja veebi kaudu ei saagi teha. Meil polegi sellist asja nagu internetipanka või nagu klassikalise. Lähed kuskil logid sisse ja võtad mingid mobiil-ID-sid ja värke. Ja kui te mäletate, vahepeal meil oli mobiil-ID oli maas Eestis. Ainukene maksesüsteem, mis töötas Eestis, selle ajal olime meie. Me kasutame hoopis muid paralleelseid ja tunduvalt mugavamaid autentimisviise, kui seda on näiteks mobiil-ID. Ja loomulikult selle külge selleks, et saada mujal maailmas igal pool ringi liikuda ja maksta, selleks on meil jällegi esimesena üle euroopaline oma enda kaardi väljaandmise õigus, mis on Mastercardiga seotud. Kui te mõtlete, et te lähete panka ja saate sealt mingisuguse kaardi tänapäeval, siis üldjuhul see ei kuulu mitte pangale, vaid pank on selle teenuse kellelgi sisse ostud, kuna nad on püüdnud kulu efektiivsemaks minna ja nad on kõik võimalikult bla teinud selle ümber. See ei ole üldjuhul ei panga ega teie kontrolli all, mis toimub selle kaardiga. Ehk kuidas oleks võimalik reaalajas kaardi limiite muuta, kaardi blokeerida, kaardi blokke maha võtta, kuidas on võimalik niimoodi teha, et kui ma olen poe järjekorras ja hakkan maksma, siis korraga äpp mul taskus ütleb seda, et oled see ikka sina, kes seal maksab. Kuidas on võimalik teha näiteks niimoodi, et juhul kui keegi kasutab minu kaarti samal ajal, ütleme, Tallinna kesklinnas ja minu äpp ütleb seda, et sa ei ole päris Tallinna kesklinnas, sa oled hoopis Mustamäel.
oma telefoni positsioneeringu järgi, siis küsida su käest üle, et kuule, oled see ikka sina, kes püüab seal praegu makset teha ja kuidas selle sisse ehitada nagu turvalisussüsteeme ja erinevaid ohte ennetavaid süsteeme. Loomulikult lisaks sellele me olime hästi uhked, et me võtsime kohe sealt kasutusele, seda vist nimetatakse mis makse see on nüüd tänapäeval? Viipemakseks vist nimetatakse ka. Jah, ehk kontaktivabad maksed on selle kaardi peal ja üks asi, mida te ei leia meie kaardilt, on see reljeef. Kas keegi üldse teab, miks pärast pangakaartide numbrid olid reljeefselt kirjutatud? Ei tea. Need olid sellepärast, et kunagi oli selline asi nagu höövel. Sa said höövliga maksta. Ehk siis see tähendab seda, et sa panid pangakaart, pandi ühe aluse peale, selle peale pandi üks kviitungi paber ja sellest rulliti üle sellise seadmega, füüsilise mehaanilise seadmega, mis tõi välja selle konkreetse kviitungi peale pangakaardi numbrite kontuuri. Ja siis sa võtsid ja kirjutasid alla sellele. Ja seda ei ole vaja enam kullakes, et see on alt nagu nühib sul vastu taskut, ega meil ei ole enam sellist asja olemas. See põlvkond on ammu mööda läinud. Ehk selline on nagu meie enda välja antud kaart, mis töötab kõikjal maailmas ja mida on sul võimalik reaalajas igalt poolt kontrollida. Ehk need on reaalaja maksed, kogu aeg töötavad. Sul on võimalik mitte ainult maksta, sul on võimalik raha küsida, ükstaspuha kelle käest, sul on võimalik raha küsida ka inimese käest, kellel ei ole kontonumbrit meie juures. Sul on võimalik raha saata ka kellel ei ole. Kui ma tahan saata sulle raha ja sul ei ole meie kontonumbrit, siis ma lihtsalt saadan raha sinu e-mailile. Mis sa saad selle peale? Sa saad e-maili, mis ütleb, et Linnar tahtis sulle raha maksta ja kuna me ei suutnud tuvastada sinu Poko kontot, siis ütle meile kas oma kontonumber või liitu meiega ja sa saad selle raha kohe endale kontole. Sa ei pea meiega liituma, sa lihtsalt annad oma kontonumbri ja raha läheb sulle üle. Või vastupidi, sul on võimalik ka küsida inimeste käest raha, mille peal temal avaneb lihtsalt maksekorraldus, mille ta peab ära täitma, juhul kui ta ei ole meie süsteemi liige. Sellised pisikesed lisavidinad ja feature'id seal kõrval, sul on võimalik koheselt võtta, natukene raha kõrvale panna mingiks eesmärgiks ja küsida teistelt inimestelt ka, et panustage ka mulle sellesse projekti. Ütleme ette, et ma teen endale õhtul mingisuguse ürituse ja peo, kutsun sõbrad külla, panen Facebooki evendi üles, ütlen, et 3 eurtsi per nase, tuleme täna õhtul mängime lauamänge hunnikus minu juures ja kõik, kes tulevad, saavad aktseptida kutse ja kutse aktseptimisega koos teevad sulle sellesse täna õhtusesse projekti ka reaalajas oma kande ära. Ja see raha koguneb sul selle jaoks, mitte oma muude asjade jaoks kokku. Sa näed, kui palju mul on juba kogunenud selle jaoks, mitu protsenti, kes on maksnud ja selle kaudu on sul võimalik siis seda konkreetset üritust paremini hallata. Juhul, kui jääb raha üle, saad kõigile ütled share ja jagad tagasi nii palju, kui üle jäi. Siis on võimalik sul ühe näpuliigutusega midagi juurde võtta. Näiteks, me kujutame ise seda ette praegu hetkel, et kui sul on võimalik kui sul on soov 9 päevaks 100 eurot saada juurde, siis kui palju me oleksime nagu valmis maksma selle eest, et nagu seda laenuprotsessi läbi teha või mingid SMS laenu võtta või mingit jama teha, aga kui sul on võimalik seda võtta mõistliku, hästi lihtsa hinnaga. 100 eurot 9 nädalaks 1 euro eest näiteks. Saan 100 eurot, saan endale stipi või palga kätte ja siis ma maksan tagasi 101 eurot. See on tegelikult nagu hea intress küll laenuandjale, aga see on väga riskivaba ja lihtne ja mugav viis, kuidas endale natuke juurde võtta raha või kuidas endale mingeid teenuseid võtta, nagu näiteks seda sama kindlustust võtta. Ja kindlustust ei müü mitte mingi kindel kindlustusfirma, vaid kindlustusmaakler, kes aitab võidelda sulle parimat pakkumist välja selleks, et sa saaksid seda lahendust. Ja üks asi, mida me siin täna oleme ka avamas kujul või teisel, on see, et meil kõigil siin, kes on IT kolledžis, nad saavad meie enda Bitstopis samuti muu hulgas Pokoga maksta. Ja Pokoga maksmine käib hästi lihtsalt. Seda saate ise kogeda varsti ja peagi. Aga mis on nagu oluline on see, et kuna ka restoranides ja kohvikutes, mida me peame nagu läbi mõtlema, on see, et see makseterminal, mis on üleval ja kui te kaardiga maksate, siis keegi võtab endale selle eest raha. Kui teil on arve 5 eurot ja te maksate 5 eurot oma kaardiga ära, teie kontolt läheb maha 5 eurot. Aga mõelge selle peale, millal saab kohvik endale raha kätte,
Kas ta saab selle kohe kätte? Vastus on ei saa. Ta saab selle kunagi hiljem kätte vastavalt tema ja panga vahelisele kokkuleppele. Ja B, kui palju ta peab maksma selle eest, et seda raha kätte saada. Kui te tahate päriselt ka toetada meie enda kohvikut siin väikest, siis makske ja tegelikult cash ka ei aita. Cash ja sularahas maksmine tähendab seda, et ta peab selle raha panka viima kuskile sisse toppima mingisse masinasse. Ja tihtilugu ka ettevõtetelt sularaha töötlemise eest ja oma kontole panemisest võetakse raha tänapäeval. Seega ainukene viis, kuidas saaks teha niimoodi, et ta päriselt saaks selle 5 eurot kätte, on see, et te maksate mingi lahendusega, millega see raha jõuab talle kohe ja ilma vahendustasudeta kohale. Ehk meie puhul kaupmeeste käest ei võeta mitte mingisuguseid vahendustasusid ja raha jõuab ka koheselt tema kontole päriselt. Ja selle kaudu saab kaupmees anda paremat hinda, kuna ta ei pea nii palju pangale vahepeal ära maksma raha. Ehk pank ei osalenud teie toitlustamise süsteemis või kui te lähete juuksurisse, pank ei lõiganud teie juukseid. Aga kui te maksate kaardiga oma juuksurile, juuksur ei saa seda raha, mida ta oli väärt selle juukselõikuse eest, vaid pank võtab osa raha juukselõikusest endale, kuigi ta ei osalenud selles üldse. Sealt tuleks nad välja lõigata. Ja see on nagu üks hea võimalus nagu vastutustundlikult käituda nendes kohtades, kus kohas te tahate nagu päriselt, et raha jõuaks kohale. Ehk täna me paneme selle siin käima ja nüüdsest alates Wrap maksab 1 eurts kõigile, kes maksavad Pokoga. Miks ta maksab 1 eurts? Sellepärast, et see on õiglane hind siis, kui me võtame vahendustasud maha. Ja see saab olema hästi lihtne. Kui te tahate, siis te peate ise rääkima puhvetiga läbi või selle Bitstopiga, mis toite te veel tahaksite saada õiglase hinnaga ja hakkate Pokoga maksma ja saate õiglase hinnaga selle kauba kätte. Nii, ja siis on meil igaühed muid triginaid ja traginaid. Nimelt, üks lihtne näide on tegelikult see, mis on hästi kihvt ja mis on hästi tore. Inimesed on hakanud suhtlema nii-öelda maksete teel. Mul on võimalik teha näiteks võtan ja võtsin nagu selle meie rakendusekese lahti. Ta on meil nüüd ka sõrmejäljega sisse autentimisega läheb teele. Ja nüüd ma näiteks küsin raha. Nii, kelle käest ma küsin? Ma ei hakka oma laste ja tuttavate käest küsima, hakkan küsima. Siin on küsima käest, kelle käest ma küsin. Ütlen nagu, et ma hakkan küsima teele. Ma leidsin mingi teele üles. Teele. Ise hakkab mu aadressraamatust vaatama, kelle käest ma küsin. Ma ei tea mingi kontonumbrit. Ma näen, et siin on teele, liblik on kirjutatud. Ütlen, et teele. Okei, valin välja, küsin ta käest 1 eurtsi. Ütlen, et pilt ka. Siis on pika jutu kirjutada. Tegelikult inimesed räägivadki, vestlevad sellega. Ja siis ma saan foto lisada sellele, mis me siin teeme parajasti. Ja me saame teha, teele on ka taustal olemas, saan pildi teha ja pildi kaasa panna tegelikult. Ma saan tegelikult teha ka niimoodi, ma saan arvest või maksekorraldust ka pildi ju teha ja kaasa panna kuskile. Ja nüüd pilt on olemas, see on siis nii-öelda rahanõue, kui niimoodi öelda. Ma küsin kellegi käest raha ja nüüd ta küsib ja ütleb mulle, et ma pole veel midagi saanud. Okei, Linnar Viik tahab mult 1 euro. Juba tuli kohale? Jaa, aga ma nagu vaatan, kui hea see pilt tuli, sest nagu ma ei tea, kuidas su fotograafia oskused on. Igal juhul see raha liigutamine ja küsimine käib mitte ainult reaalajas, vaid selle juurde saab panna ka emotsioone, emotikone, pilte, fotosid, teha koopiat mingist pildist. Minu lapsed teevad niimoodi, et kui nad lähevad poodi ja päriselt ostavad midagi või tahavad osta midagi. Tüüpi näide oli see, tütar tahtis osta talvejopet, läks poodi ja päris reaalselt tegi sellest nii-öelda hinnalipikust, tegi pildi mingis Zara poes, tegi pildi sellest, siis tegi pildi jopest, siis küsis mu käest täpselt selle summa, mis oli seal kviitungi pea või selle hinnalipiku peal. Issi, ma nii tahan seda jopet, please. Ja mis mul siis üle jääb? Siis ma ütlen, kuskil ma olin, ma ei tea, ma olin San Franciscos ja öö oli. Ma magasin ja siis tuleb korraga mingisugune hääl sealt välja, teeb nagu ping-ping, raha häält, küsimise häält. Ja siis ma ütlesin, unise peaga vaatasin, et midagi ta seal küsib ja mingisugune jope ja hinnalipikuga juures ma ütlesin ok. Ja tema sai selle hetkel raha kätte ja sai minna kaardiga juba selle poes ära maksta. Ja see kõik kommunikatsioon, raha küsimine, raha saamine, raha maksmine
Ma teadsin, mille jaoks seda kasutab, kuidas seda kasutab ja hiljem ma nägin ka konto väljavõtted, et ta oli mingi minut hiljem täpselt selle summa mingisuguses poes ka päriselt maksnud. Nii et siin on nagu hunnik asju veel, mida on võimalik teha ja enamus ideid tuleb üldse kasutajatel, kes ütlevad, et aga nüüd võiks niimoodi ka teha või sedamoodi teha. Vot, aga teile räägi, mida sina teed. Meil on tegelikult, kes ei tea, siis IT kolledži tudengid on hullu moodi tööd teinud meil. Meil on, minu meelest oli meil vähemalt 5 IT kolledži tudengid kujul või midagi sellist. Rohkem, kui sa mõtled veel, rohkem. Meil on olnud kõigi nende aspektide puhul, meil on olnud nii kasutaja kogemuse arendamise juures, meil on olnud nii süsteemi administraatoreid, arendajaid, UX-i kandi pealt täpselt nagu sa ütlesid, ka IT-osakonna juhtivaid tegelasi, kes otsapidi tegelevad igasuguste asjadega. Tegelikult me oleme üübertänulikud ka IT kolledžile ja sellele, et meil on nii kihvtid tudengid olnud ja mul on endiselt on mul niivõrd piinlik, sellepärast, et teile sina pole siiamaani kooli lõpetanud. Aga mulle meeldib IT kolledž nii väga, et ma ei taha seda ära minna. Et see on meil, sellega me peame eraldi tegema, aga räägi nüüd sina natukene, enne kui nad peavad kõik järgmisse loengusse minema, et mida sina teed ja mina panen nii kaua üles ametlikult selle esimese klepeka siia, mille sõnum on siis see, et nüüdsest alates saate Wrapi 1 eurtsiga, kui te maksate Pokoga, sest et see on selle Wrapi õiglane hind ilma kõikvõimalike pankade vahendustasudeta ja muude asjadeta ja hiljem rääkige edasi selle Bitstopiga ja muude kohtadega veel, et mida nemad võiksid teile müüa õiglase hinnaga. Räägi nii kaua. Mõtlesin, et mida ma üldse räägin ja mõtlesin, et kõige ägedam point minu meelest, mis ma selle Pokopay ja IT kolledžiga endale teatavaks tegin, oli see, et mina olen arenduse tudeng ja täna ma ei kodeeri mitte ridagi koodi enda töökoha peal ja ma ei olegi vist seda kunagi teinud. Mingit koodi olen vaatanud küll, aga ma ei kodeeri mitte midagi. Ja mis ma siis sellest olen õppinud, ongi see, et see, mis sa siin koolis õpid, ei tähenda üldse seda, mida sa võib-olla kunagi teed. Ja võib-olla, kui sa täna õpid siin, siis võib-olla sul pole aimugi, millest sa pärast kõige parem oled. Mina kodeerimises sain aru, et ei ole nii hea, kui mu teised kursakaaslased. Mis su töö on siis? Mu ametlik nimetus on vist product specialist. Ma ei tea, mis see tähendab, aga ma tean, mis mina teen. Iseenesest, kui ühe lausega öelda, siis mina läksin Pokopaysse sellisel hetkel, kus mul oli võimalik teha kõike ja niimoodi siis areneda ettevõttega niimoodi kaasa, et ma teengi neid asju, milles ma sain aru, et ma olen kõige parem. Ja täna ma olen otsapidi ärianalüütik, seejärel olen UX kogemuses ja koos UX spetsialistiga joonistame välja selle flow, kuidas peaks kõik kasutajaks käima. Teen ka otsapidi, aitan UX teste teha, et teada saada, kas meie väljamõeldud lahendus on kõige parem, siis esitan nõudmised arendusele, olen arenduse sellel ajal, kui arendajad arendavad, siis olen kogu aeg nendega otse kommunikatsioonis, et teada saada, kas see, mis me kasutajaks välja mõtlesime ja see, mis lõpuks arendusest välja tuleb, on ikkagi sama asi, sest seal on tegelikult väga palju interpreteerimise ruumi. See on väga huvitav positsioon, mida võib-olla siin õppides ei mõtle, et seal vahel on tohutu hall ala ja nõudmised ei tule täiesti 100% kindlusega ja need muutuvad. Ja mõnikord tulevad tehnilised lahendused teist poolt vastu, mis ütlevad, et hoopis teistmoodi oleks mõttekam teha. Ja lõppkokkuvõttes, kui asi on arendatud, siis ma aitan ka testimisega. Ehk siis ma ütleks vist nii palju, et ma kutsuks kõiki üles mõtlema, et kui neile meeldib siin õppida ja neile meeldivad kõik need ained, mis siin antakse ja kogu see ideoloogia ja mõtteviis, siis see ongi see kõige ägedam asi. Ja kui sa mõtled, et aga mulle tegelikult ei meeldi serveritega tööd teha või et mul tegelikult ei meeldi koodi kirjutada, siis sellest pole üldse hullu. Need teadmised, mida ma siin saanud olen, ma kasutan neid iga päev, aga ma kasutan neid sellises võtmes, nagu mul on vaja ja kuidas ma arvan, et ma kõige paremini hakkama saan. Ehk siis kui te näete mingid tööpakkumisi ja seal ei ole sõna arendaja administreerija sees, siis ärge heidutage ennast, ikkagi proovige ja kandideerige igale poole ja saage kogemusi sellega. Näiteks meie otsime praegu UX spetsialisti. See UX spetsialisti töö on mega lai ja kõik oskused, mis sul on, pannakse seal mängu. Ja seal on eelkõige vajalik, et sa oled põhjalik, et sa huvitud, mida kasutajad tahavad
ja et sa suudad protsessi loogiliselt läbi mõelda ja selle teistele selgeks teha. Et ja ma arvan, et mu sõnum ongi see, et katsetage igasuguseid asju, mis teil pähe tuleb, nii hullud, kui need ka ei ole ja kui seal ei ole otseselt midagi kodeerimise, analüüsimise või administreerimiste sõnadega seotud, siis ärge laske ennast selle eest heidutada. Aga nüüd vist on juba kell nii kaugel, et äkki kellelgi on küsimusi? Või me lähme kõik Pokoga ostma süüa lõunat? Jah. Kuna me oleme nii väike ettevõte, et meil väga kellelgi ei oleks aega mentordada praktikanti, siis me praktikat otseselt ei paku. Aga kui sa kandideerid meile mõnele ametipostile, siis võib juhtuda, et me võtame su tööle, sellepärast, et inimesi on väga vaja ja kes on enesekindlad ja nägemusega ja tahavad katsetada erinevaid asju, siis need on alati teretulnud inimesed. Nii et proovige, ka UX kohale, kui kellelgi mingisugune kelluke kuskil helisema hakkas, siis ma saadan teile home assignmenti, teete selle ära ja siis kutsume teid intervjuule, kui teile endale ka tundub, et see on äge asi. Jah, siin on natukene paar näidet selle kohta, kuidas meil tegelikult meil hakkab nagu riburadapi toreda asju tulema, et me saime hästi palju disaini auhindu ja kasutajakogemuse auhindu ja siin on natukene tegelikult näha ka sellist salaja taustal, et kuidas kogu see meie rakenduse sisene kasutajaliidese loogika on üles ehitatud ja kuidas on see, et raha on vedelal kujul, selline liquid money on tegelikult see kasutajakogemuse põhiosa ja kuidas sul on võimalik ühe näpuliigutusega kõik oma pangaoperatsioonid ära teha, mida iganes sa soovid teha. Ning see oli nagu täitsa kihvt kogemus, nagu ei millestki midagi teha ja kuidas ja mil viisil me selle kogu intuitiivsusega alustasime, kuivõrd läbimõeldud peavad olema šriftid, fondid, värvid, pisikesed detailid, kõik, mida sa tahad saavutada, lõpetades sellega, et Sten-Erik Saluveer kirjutas meil täiesti oma helimaastiku, kõik helid, mis Poko räägib teiega sellest raha küsimisest, raha saamisest, hoiatustest, alarmidest, kuni lõpetades mingisuguste muude rõõmusõnumiteni, kõik on komponeeritud eraldi, mõeldes mitte ainult nagu Eesti kasutaja peale, vaid võimalikult multikultuurse kasutaja peale, et see heli, mis tuleks välja, kõnetaks samal ajal nii noort kui vana inimest, nii jaapanlast, ameeriklast, hiinlast, araablast ja kõik saaksid sellest võimalikult ühtemoodi aru. Samamoodi see kasutajaliidese disain, et kas, mida ja kuidas keegi teeb ja kuidas siis raha käitub tänapäeva maailmas, oli hoopis teistmoodi läbimõeldud. See liquid currency või liquid money kontsept on see, mille peal me praegu ka nagu naudime just kasutajate tagasisidet. See pooltund on läbi ja veel kord, tänast alates Vrep 1 eurts ja makske Pokoga. Aitäh! Aitäh!